Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Estonian Grand Prix on see võidusõit, mis on toonud Pärnu auto 24 ringile Põhjamaade vormeli paremiku Renault 1,6 sarjas ja meeldiv on seda sõitu siit stardifiniširgelt alustada, sest parimast stardikohalt alustab Ralf Aron. Tere tulemast mootorite maailma! Eesti autoringraja tänavune uuenduskurss, kus põhitähelepanu on võistluste korraldusel, tõi auto 24 ringile mitu väga esinduslikku võistlust ja Estonian Grand Prix kuulus kindlasti nende hulka. Kõige suurem on olnud rootslaste huvi ja nii said jooks just Rootsi lahtiste meistrivõistluste etapp, mille tulemusena lehvisid Audru vallas 5 riigi lipud. We were here last year in June and I know the track is brilliant. Nice facilities, good organization. So yeah, we're happy to come back for sure for next year. So yeah, we're happy. What do you think in the future, maybe some bigger formulas? Yeah, maybe we can bring the whole STCC package. Why not? I think we need to work together in the Nordic and the Baltic countries to create strong race classes and get a bigger grid. So yeah, we had the meeting yesterday with the Toivo Asmer and discuss some things and yeah, I'm positive for sure. I will do my best. Just vormel Renault 1,6 klassis oli väga rahvusvaheline seltskond. Lisaks Rootsi sõitjatele olid stardis veel Eesti, Norra, Soome ja Uus-Meremaagi võidusõitja. Antud klassi suurimaks tõmbenumbriks oli loomulikult nooruke eestlane Ralf Aron. Alles kevadel vormelis istunud noormees oli äsja oma esimese suurema võidu saanud Hollandis Asseni ringrajal. Loomulikult taotles ta kõrget kohta ka kodurajal. Ralf esimene hooaeg Põhja-Euroopa vormelisarjas Renault 1,6 on jõudnud nüüd teise poolaega. Kuidas sa tunned ennast seal? Ei, tunnen üsna kindlalt, et siiamaani on üks võit ja teine koht ja punktide seisus olen kokkuvõttes 3, et siiamaani tundub, et enam hästi. Sul on palju asju vaja esimesel vormelihooajal õppida. Jah, et väga palju on õppida. Kõik on uus ja täiesti teistsugune. Vihmamärgadel esimestel ringidel kaotas Aron võistlejate rivis kahjuks juba mitmeid kohti, langedes koguni 9. kohale. Õige valik on üks vihmarehvide kasutamine, täpselt nii õnnestus olusid õigesti hinnata alles 7. kohalt alustanud Ralfi võistkonnakaaslasel, kes just tänu vihmarehvidele ka sõidu võitis. Esimese võistlussõidu lõpetas Ralf 8. kohaga, viimastel ringidel kiiresti kuivaval asfaldil oli Ralf konkurentidest oluliselt kiirem, saades ka parima ringi aja, edestades järgnevat ligi sekundiga. See Pärnu võistlus siin oli nüüd sulle vajalik selleks, et sa said teha oma elu esimese sõiduga märjal rajal, kuidas oli? Ei, ma ei olnud kõige hullem, aga nagu kogemust ei olnud ja siis alguses oli vaja õppida ja et temposse jõuda, siis oli vaja ringi sõita. Sul valida ka, et kui sa oleks, ma sain aru, et tiim valis üks sõitja läks nii-öelda slick-rehviga, teine läks vihmarehviga, kas sul oli endal valida ka? Ja see oli täielikult minu valik, et mina tahtsin seda slick-rehvi, aga ei olnud õige valik. Teises võistlussõidus alustas Ralf Aron juba esikohalt, start paraku ei õnnestunud, auto liikus varem paigalt ning kohtunikud määrasid vale stardi eest koguni 3 mehele 20-sekundilise ajatrahvi. Ralf pääses liidringil võistlust juhtima, aga peagi tuli ta sellest positsioonist loobuda, kui temast möödus endise autoralli maailmameistri Stig Blomqvisti poeg Paul. Pärast karistuse lisamist kukkus Ralf lõppkokkuvõttes 6. kohale. Näidatud kiirusega võis aga rahul olla, kõigest 16-aastane Ralf Aron suutis konkurentidele veenvalt vastu astuda ja pole vähematki kahtlust, et puhta kiiruse baasil tõusuks ta vähemalt korra poodiumile. Esimesed kohal startimine ka kõige lihtsam ei ole? Ei õnnestunud jah, et siduril pises korra jalalt minema ja siis liikusin natuke edasi, kui käin uuesti seisma ja tegin stardiprotseduuri ilusti edasi, aga see liikumine loeb juba vale stardina ja seetõttu sain 20 sekundit ajatrahvi. Teine koht Rootsi sarjas läks natukene vett vedama. Jah, läks tõesti. Kuidas hooaeg nüüd edasi kulgeb sul? Kus järgmine sõit on? Järgmine sõit on Solderis ja see on Põhja-Euroopa etapp. Et siis järgmine sõit on seal ja loodame seal parimat. BMW 325 klassis alustas esimest võistlussõitu parimalt kohalt kvalifikatsioonivõitja Allan Tigane. Teisena pääses paigalt Mikk Maaten.
kolmandalt kohalt alustanud Enar Kunman sattus kohe avariisse ning langes viimasele kohale. Segaduse käigus suutis kolmandaks tõusta nüüd Gren Tunder, keda omakorda asus jälitama Ruben Lend. Vahepeal koguni viiendaks tõusnud tulevikulootus alles 13-aastane Gabriel Sergo oli sõidu lõpupoole sunnitud kokkupõrke tagajärjel taanduma 11. kohale. Esimese sõidu võitis Tigane, teine Maaten ning kolmas Tunder. Liidrile sõites vist suuri probleeme ei olnud või? Tõsi on. Nii lihtsalt vist ei olegi Mikk mind lasknud veel varem. Aitäh. Vahepeal korra Mikk jõudis ikka peeglisse. No jaa, aga ma ei tea, ilmselt ta kommenteerib ise, mis juhtus. Ja teiseks sõidus said ka parima stardikohal, et kiirema ringi sõidad välja, pead ikka rahule jääma. Jaa, loomulikult. Kõik on hästi. On reserve ka veel? Kui aus olla, siis võib-olla lõpus andsin natuke järgi, aga tegelikult mitte rohkem. Kus sellel rajal need kõige konksumad kohad on? No meie nimetame seda NASCARi kompleksiks. Et see on võtmekoht. Oleks võid paremini minna. Igamine teine tundub. Selle hooaja märk olevat. Aga vahepeal tundus juba, et saad nagu päris tuulda võtta või? Ma sain järgi ja all on ka vist paar korda kõige paremat ringi ei olnud ja ma sain sappa, aga ise loll. Tegin paar viga ja sinna ta läks. Uus üritus? Jah, kindlasti. Seekord saab raskem olema, et 4. kohalt, aga põnev on vähemalt. Nii. Ja sinul oli vist kõige põnevam sõit esikolmikust? Julgen väita nii jah, et start oli selline ettearvamatu, et Enar löödis kõrvale ja pidin siis kolmandat kohta hoidma lennu ees. Et raske oli, aga sain hakkama. No lõpuks jõudsid Mikule ka päris järgi juba. Tundus, et nad võtsid hoo maha, aga kurat seda teab. Kavaldasid natuke? Jah, et võib-olla tõesti algajale hakkasid. Ei oska öelda. Teises võistlussõidus jagus taas põnevust kogu 15-minutilise võidlusõidu vältel. Väga hea stardise Ruben Lend, kes tõusis isegi hetkel liidriks, siis aga takerdus, kaotas sealjuures veel osa oma auto tagatiivast. Liidri kohalt alustanud Tigane jäi esialgu alla küll Maatenile, asus teda siis jälitama ja rammis väga hooletult Maateni rajalt hoopis välja. Mehed olid sunnitud sisuliselt terve võistlejate rivi endast mööda laskma ja intsidendi eest teenis Tigane 20-sekundilise ajatrahvi. Vahepeal tõusis liidriks Kasmar Tunder, jälitajaks Kunman ja Lend. Head kiirust näidanud Kunman asus võistlust juhtima, neist tagapool käis aga pidev heitlus. Kohti vahetati pea igas kurvis ja marulist kiirust arendav Tigane jõudis lõppkokkuvõttes küll 4. kohale, kuid langes ajatrahvi tõttu 13. Viimaste kurvideni head tempot arendanud Maaten sai lõpuks 5. koha. Teise sõidu esikolmik Kunman, Tunder, Lend. Vormenskandiku esimeses võistlussõidus startis parimalt kohalt Antti Rammo, kes viimast osaliselt märjal kvalifikatsioonirajal suutis Raimo Kullit edestada 0,3 sekundiga. Rammo start mõnevõrra ebaõnnestus, mis lubas Kullil esimeses kurvis külg külje kõrval parem positsioon võtta. Oma võimaluse kasutas nüüd ära Vanaselja, kes möödus Kullist ja üritas seda kohta hoida sõidu lõpuni. Kulli, kes vahet Vanaseljaga igal ringil 10 võrra maa lihvis, surus endaga 3 ringi enne lõppu Vanaselja kõrvale ja lõpuks ka mööda. Terve võistluse vältel 1 sekundises püsinud esikolmik oli lõppkokkuvõttes seega Rammo, Kulli, Vanaselja. Kas jalg hakkas stardis natuke värisema või? Jah, seda ka kindlasti, aga meil ei ole auto stardiseade ei ole ideaalne, ütleme niimoodi, et me peame natuke timmima seal veel. Jah, see ei olnud kõige parem. See on nagu klassikaline. Ja, tundub nii, jah. Aga mul on vist niimoodi, et kas tuleb halvasti või tuleb väga hästi, nii et seekord oli siis see halvasti, ma loodan. No vaatasid peeglisse ka ikka või? No ma tegelikult vaatasin juba külje peale, Raimo oli mu juba täiesti niimoodi ratta kõrval, aga ma teadsin, et ma olen sisse poole esimesse kurvi, et ütleme, et šansid olid minu poolel igal juhul. Raimo, nägid kõvasti vaeva? Jah, et jäin esimeses kurvis natuke karpi ja langesin 3. aga kuna me oleme nii tihedalt seal koos 1 sekundi, siis on väga raske seda kaotatud aega nagu tagasi teha, aga üritasin ja õnnestus. Esimene üritus oli ka nii, et siis tegid ilmselt kuskil miski vea, et jäid vahepeal jälle maha. No see oli vähe utoopiline koht, kus ma üritasin, aga läks vähe pikale, aga õnnestus uuesti tagasi võtta. Ja siis jäi kõik selle viimase ringi peale? Jah, sealt õnnestus viraažist hästi välja saada ja üritasin. Peaaegu tundus, et pead vastu kogu sõidu? Jah, et mul kehvi õhud läksid natuke nagu mõõgeks, et siis mul lõpuks läks tagaots nagu natuke libedaks ja siis hakkasin kõvasti aega kaotama, et siis sain Raimo kõvasti nägi pärast. Kus sa selle vahepeal reservi leidsid, et sa vahepeal nagu eest ära libisesid? Alguses oli mõrem, eks ole, aga lõpus oli, kuna kõhvi lähevad kõigeks, eks ole, siis nagu tagant pidama nagu mõra ja siis nagu ajad langesid natukene ja
õnneks siin seda eelviimast kurvi enam ära ei olnud võimalik katta. jah, tegelikult oli, ma arvan, aga jah. Esimese ma katsin, aga järgmisest nubist ta sai sisse ja siis ta sai mööda. Teises stardis alustas parimalt kohalt Kulli, kes sai ka hea stardi, aga teiselt kohalt startinud Rammo sai Kullist mööda ning kahe mehe duell jätkus 4. ringini. Siis tegi Rammo kerge sõiduvea ning Kulli ei vajanud enam teist võimalust liidriks tõusmisel. Nii Anti Rammo kui Erko Valbaum pidid kahjuks sõidu katkestama. Teise stardi esikolmik Kulli, Vanaselja ja Karl Gustav Annus, kes tõusis poodiumile esmakordselt. Eesti meistrivõistlused jätkuvad nüüd 2 nädala pärast koos Läti ja Balti meistrivõistlustega, siis juba Riias Pikerniki ringrajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.